Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamiseks asendusvõttega tuleb kõigepealt lihtsustada niimoodi üks nendest võrranditest, et meil ühele poole jääks üks tundmatu ja teisele poole kõik muu. Ja siis mis me teeme on see, et me tõstame ühe tundmatu väärtuses asjad teise võrrandisse ümber. Ehk siis näiteks niimoodi, ütleme, et ma lihtsustan praegu siin selle sinise ja lihtsustamiseks ma lihtsalt viin ühele poole x-i ja teisele poole kõik muu. Võib ka y-i, ma praegu teen x-i. Ehk siis ühele poole meil jääb x ja teisele poole jääb 1 pluss y. Ja nüüd ma kasutan asendusvõtet. Ja kuidas see välja näeb? See on niimoodi, et ma võtan selle võrrandi siin ja siis ma asendan selle x-i väärtuse siia x-i asemele. Ehk siis mis ma teeksin, oleks näiteks nii 2x-i või tähendab, õigemini ma teeks 2 ja nüüd korrutada. Ja nüüd ma võtan siit selle x-i väärtuse siit. Ehk siis mulle jääb siia 1 pluss y. Ja nüüd ma jätkan sellega, mis siit edasi tuleb. Pluss 3y võrdub 12. Ja nüüd ma lihtsalt arvutan edasi. Ja selle vastuse, mis ma siit saan, ma saan mingi y väärtuse kätte ja kui ma olen y väärtuse kätte saanud, siis ma saan vastavalt leida x-i väärtuse selle y väärtuse kaudu. Et siis, kui ma nüüd arvutan, kõigepealt, mis ma saan? 2 korrutada 1 on 2, 2 korrutada x on 2x pluss 3, tähendab y-it siis. Vahepeal x-in sõnadega. Ja siis see võrdub kõik 12. Nüüd ma saan liita siin kokku, mul on 5 y-it, teise poole mul jääb 10, jagan mõlemad pooled 5-ga. Saan, et y võrdub 2. Ja nüüd selle y võrdub 2, selle ma asendan x-i asemele originaalses võrrandis. Ehk ma näiteks võtan selle, kuigi sama vastuse ma saan, kui ma võtan ka selle, ja siis kirjutan selle uuesti välja. Aga erinevus, mis ma praegu teen, on nüüd see, et siia, kus oli see y, kirjutan ma hoopis selle y väärtuse. Ehk siis korrutada 2-ga. Võrdub 12. Ja nüüd ma arvutan selle välja, et saada kätte x-i väärtust. Mul jääb 2x pluss 6 võrdub 12. 2x võrdub 6, jagan mõlemaid pooli 2-ga, x võrdub 3. Ehk mul on vastused nüüd käes. Esimene vastus on see siin, teine siin, või siis tundmatuse tähendab. Ehk siis x võrdub 3 ja y võrdub 2. Ja see on vastus. Aga teeme teise näite veel. Siin on trill on sama. Mul on vaja kõigepealt jätta ühele poole üks tundmatu ja teisele poole kõik muud. Näiteks siin jälle x on lihtne jätta üksinda ühele poole. Mis ma saan teha on see, et x võrdub 8 miinus 2 y-it. Ja nüüd ma asendan siis selle. Asendan siia x-i asemele. Sama asja saab y-ga ka teha. Ma praegu teen x-iga sellepärast, et x oli lihtsam jätta üksinda ühele poole. Ehk siis 4 korrutada 8 miinus 2 y-it. Ja ülejäänud see tehe tuleb täpselt samasugune, nagu ta muidu tuleks. Ja nüüd ma arvutan siit välja. 4 korrutada 8, see on 32. 4 korrutada miinus 2 y-it, see on miinus 8 y-it. Miinus 3 y-it võrdub 10. Nüüd miinus 8 y-it, miinus 3 y-it, see on kokku miinus 11 y-it. Teisele poole mul jääb miinus 22 ja ka mõlemaid pooli miinus 11-ga ja ma saan, et y võrdub 2. Olles nüüd saanud selle y võrdub 2, pean ma selle asendama kuskile y asemele, et saada kätte x-i. Näiteks ma võin siia selle asendada. Mis ma siis teen, on x pluss 2 korrutada. Ja nüüd see y väärtus korrutada 2. Ja siis ülejäänud täpselt nii, nagu ta enne oli.
mis ma siit saan, on see, et x pluss 2 korda 2, see on 4, võrdub 8, viin 4 teisele poole, x võrdub 4 ja see ongi vastus. Ehk siis, mis ma siit saan, on see, et y võrdub 2 ja x võrdub 4. Vastusesse kirjutangi x võrdub 4, y võrdub 2 või siis saab kirjutada ka niimoodi 4 semikoolon 2.